Poes käik. Tere õhtust, kallid rallisõbrad või hommikust, kes meid parajasti kuulab. Sardiinia ralli teine võistluspäev on läbi. Ees ootavad homme 4 põnevat kiiruskatset, sest ära on ikkagi vaja jagada poodiumi kohad. Jätkuvalt minu nimi Gunnar Leheste, olen teie saatejuht ja kaassaatejuhi eksperdi rollis teisel pool telefonitoru Saaremaalt, Eesti ralli Mekast, Roland Poom. Tere sulle! Tere! Enne kui me Sardiinia ralli juttude juurde lähme, siis eile sai juba välja hõigatud, et Monza ralli lõpetab tänavuse hooaja, aga eile hilisõhtul tuli veel suurepärasem uudis, et Eesti Rally Estonia on kavas ka järgmisel aastal 15.–8. juulini WRC etapina. Kuidas seda uudist Saaremaal tähistati? No eks ikka oli selles mõttes väikest elevust rahva sees oli, et pigem ju selles mõttes kõik arvasid, et see on selline ühekordne või hakkab olema nii-öelda üle aastate projekt, aga teist aastast kohe otsa loomulikult iga rallifänn peab olema rõõmus selle üle, et koju tuuakse MM-ralli jälle kohale. Mismoodi sina sellest uudisest kõigepealt kuulsid ja kuidas see sõna seal levima hakkas? No, eks selles mõttes, kui juba oli oodata seda pressiteadet, siis oli selles mõttes arvata, mis sealt tuleb, et liiga üllatud ma ei olnud. Eeldasin seda. Aga ei, mina selles mõttes kuulsin ikka või lugesin pressiteadet, mis siis WRC promootor välja saatis, sealt sõidin nii-öelda lõpliku kinnituse. No algab siis järgmine aasta traditsiooniliselt Monte Carlost 21. jaanuar. Edasi on Rootsi ja uue etapina Horvaatia. Kuidas sa sellesse suhtud? Jah, selles mõttes, et Horvaatiat oleks tore olnud näha veel see aasta. Aga selles mõttes, et iga uus etapp on minu meelest väga teretulnud, et pigem need etapid võiksidki vahetuda aastast aastasse, sest tihtipeale need katsed ka nendel rallidel on samad, nii et sõitjatel, kes on sõitnud, on väga suur eelis. Veidi teeks asja põnevamaks või huvitavamaks nii sõitjale, ma arvan, kui ka pealtvaatajatele, kui oleks tihedamini neid uusi rallisi või need vahetuksid mingite aastate järel, nii et loomulikult Horvaatia ralli väga teretulnud. Horvaatia on siis järgmine aasta 22. aprill ja 3. etapp edasi läheb Portugal, 20. mai Sardiinia sõidetakse järgmine aasta 5. etapini ja siis taaskord uus ralli sees Keenia vahetult enne Eestit. Ja Keenia saab olema, ma arvan, üks kõige põnevamaid, sest tegelikult ju selle aasta katsed olid seal ka paigas ja need olid katsed, mida ma pole midagi sellist varem näinud, et ega kohati seal ei olnudki katseid, et oli lihtsalt tavaline põld, kus oli paar korda võib-olla mõni auto läbi sõitnud ja siis sealt läks rada, et see saab, ma arvan, olema kindlasti kõige huvitavam ralli järgmine aasta selles mõttes, et ei oska nagu midagi oodata sealt, mis asi see on ja kuidas seal rallit sõidetakse. Nii et ma arvan, et mina isiklikult ootan küll seda etappi kõige rohkem järgmine aasta. Ja Rally Estonia siis kõige magusamal Eesti südasuvel 15. kuni 18. juuli. Sealt lähme edasi Soome, Suurbritanniasse, Tšiilisse, Katalooniasse ja hooaja lõpetame suisa Jaapanis. Tundub okei? Ma arvan, et väga hea kalender ja kui me saame need kõik ära teha, siis on ideaalne kalenderi hooaja kokkuvõttes ja selles mõttes mulle isiklikult sobib, et mul on ka omal enda plaanide jaoks, et mida sealt sõita sobib väga ilusti. Ja varu nimekirjas on ka, et kui keegi peaks koroonaviiruse tõttu eest ära langema, siis on Läti, Türgi, Belgia, Kreeka ja Monza. Ja see annab selles mõttes hea kindluse, et need 12 etappi toimuvad ära ikkagi, kui mõni seda korraldada ei saa, siis võetakse varu etapp käiku. Nii et tõenäoliselt on järgmine aasta ikkagi ju oodata täispikka kalendrit. Räägime kiirelt Saaremaa rallist ka. Georg Kross, nagu ma tulemustest vaatan, on kruiisinud algusest lõpuni kindlalt võidu suunas.
no nagu ikka, et selles mõttes mitte midagi pole muutunud, et seal on uhke ees sõita ju, ei saa midagi öelda ja ei saa pahaks ka panna, et kui võimalus on, siis miks mitte. Georg Linnamäe võttis siis teise koha Egon Kauri ees, on see sulle üllatus? No selles mõttes Egonil oli probleeme kohe täna hommikul alates ja tal ei olnud turbot auto, nii et tegelikult selles mõttes lõppkokkuvõttes loomulikult üllatus, sest Egonilt oleks oodanud pigem seda võitlust Krossiga. Aga jah, autoprobleemid tal ja Linnamäe teine, nii et selles mõttes Georg Linnamäe kordas natuke eelmist aastat, et WRC auto taga esimene Ervis auto, siis selline värske Ervis klassis sõita, nagu eelmine aasta oli. Ja Raul Jeets, ma vaatan, 37 sekundit jääb poodiumist maha. Kas seal poodiumi kohtade jagamisel oli mingit küsimärki veel täna õhus või mitte? No pigem mitte selles mõttes, et meil oli näha, et Egon ja Georg Linnamäe suudavad tempot paremat ilmselgelt hoida, nii et pigem oligi küsimus, et kuidas need kohad jagunevad, sest enne viimast ringi veel äkki enne eelviimast katset oli see vahe 8 sekundit, nii et Egon läks kindlasti veel viimasel püüdma, aga ma sain aru, et tal oli viimasel jälle autoprobleemid ja suretas 2 korda välja, nii et aga ei, ma usun, et ta on 3. kohaga ka rahul, et eks talle see üle niimoodi kivide ja kändede tuli. Milline see Saaremaa nüüd välja näeb? On rahvas tühjaks jooksnud, kõik on juba mandril jõudnud või on see praami järjekord kuskile Kuressaareni välja? Ei, Saaremaal ikka ju tavaliselt tuleb öine linnakatse otsa, et keegi koju ei lähe siit. Homme minnakse koju. Okei. Enne kui sa sinna linnakatsele lähed, siis räägime Sardiinia rallis ka paar sõna. Ütleme nii, et ei olnud väga igav päev. Siin võitlust teisele, 3. kohale on ikka jagunud küll ja veel. Tanis Ordo juhib siis rallit 4 katset enne lõppu 27,4 sekundiga Sebastien Ogier ees, kes tõusis teiseks viimase katsega möödudes Neuvillist 1,5 sekundiga. Elfin Evans jääb poodiumist maha 29 sekundit. Ott Tänak lõpetas päeva 6. No mis sinu jaoks tänase päeva tipphetk oli? Selles mõttes, et tipphetkeks, no ma ei oska tipphetke öelda, et seal oli neid eredaid momente nagu Roompere väljasõit ja võib-olla päeva kokkuvõttes see Ogieri tõusmine oli selline asi, mida oli eeldada, et need on kindlasti sellised iseenesest toredad juhtumised täna. Teemu Suninenist kahju natukene, et ta ei suutnud poodiumi kohal püsida ja esikoha eest võidelda või isegi teise 3. koha eest. Aga no loodame, et homme tal äkki veel mingit võimalust on, vahe 8,5 sekundit Evansiga. Aga tundub, et jah, seal pigem tänane päev talle nii väga ei sobinud. Tundub, et tal mõned katsed läksid seal käsipiduri probleemi nahka, pidi ainult jalaga hakkama saama, aga see vist ei olnud ainus, mis tema tempot pärsis, eks? Ja ei, see oli ühe katse peal põhiliselt, nagu ma aru sain, kus tal oli suurem kaotus. Aga ega need ka päeva viimased katsed tal nüüd selles mõttes liiga hästi välja ei tulnud, et viimaselt katselt 7,7 sekundit kaotust. No, ilmselgelt palju, et no loodame, et homme veidi tõstab või saab tempo üles, aga üldiselt ei saa nagu midagi halba öelda, sest eilne päev oli ülihea. Ja kas Greensmith teise M-spordi mehena, kes täna rajale läks, sest Esa-Pekka Lappi otsustas seda mitte teha, siis Greensmith seal ei mäletagi, mis katse see täpselt oli. Äkki oli 10. katse eel ülesõidul siis generaatori rihm. Ütles üles juba siin 9. katse lõpus oli hoiatus üleval, et akuga mingi jama on. Igatahes Teemu Sunninen hoiab siis M-spordi lippu kõrgel, aga Hyundai lippu hoiab vägagi kõrgel Tanis Ordo. No peab vist ütlema, et taaskord on Andrea Adamo tõmmanud suurepärase jokkeri taskust välja.
Eestis startis väga edukalt, ütlen nüüd selle Greek Green, Türgis Sebastian Loeb ja siin on meil sordopäev. Tundub jah, et tal on mingisugune 6. meel vist, et ta oskab õigetes kohtades õigeid mehi rajale tuua. No Sardiiniast varasematest aastatest ja samuti eelmine aasta Sordo tuli täpselt samamoodi rooli, kus ta punktitabelis ei olnud kuskil eesotsas, nii et ta sai startida puhtalt teelt ja sealt on ainult vaja korjata see rallivõit ära. Täpselt sama asi kordus ka see aasta ja selles mõttes, et eks seda oli natukene arvata. Ma ei olnud küll selles väga kindel, et kas ta ise on võiduvõimeline või on veidi roostes, aga nagu näha, siis ei ole mees üldse roostes ja saab väga hästi hakkama seal. Mis sa arvad, kui palju see teistele võib närvidele käia, et tuleb mingi mees, kes tervet hooaega kaasa ei tee, tal on teine ralli alles, Mehhikost kahjus katkestas ja saab rahulikult viimasena startida, see andis talle avapäeval kindlasti päris suure eelise, aga loomulikult ise pead ka mees olema ja need sekundid nagu ära võtma, aga teised ikkagi jäävad sinna stardi järjekorra ohvriks, ma mõtlen just Ogier ja Evans ja sellised mehed. No jah, selles mõttes, et ma arvan, et nüüd otseselt sõitjaid see ei häiri. Eks iga mehe enda asi on, kui palju ta sõidab, aga pigem on see tiimi korralduslikult võib-olla, et teiste tiimide neid ninamehi võib-olla see selles mõttes häirib, et selliseid võimalusi ei ole teistel tiimidel palgata sõitjaid kokku 4-5 tükki ja siis kasutada neid seal, või isegi 6 on ju. Et kasutada seal, kus nad head on, et teistel võistkondadel sellist võimalust ei ole ja pigem see on selline võib-olla ebameeldiv osa sellest, et saab jälle selle külje nagu autospordis ikka või motorspordis, et kui raha on, siis on kõik võimalik. Ja Hyundai'l tundub seda raha hetkel olevat. Lähme teise koha juurde, millest hoiab kinni praegu Sebastian Ogier. No käis nagu pendlivärk see teine koht seal Neuville ja Ogier vahel. Neuville läks juhtima Ogier's 10. katsel ja 12. katsel kohad jälle vahetusid. Neuville seal kahe ajavõtu punkti vahepeal siis üks kurv 90-kraadine enne silda, lasi selle pikaks, läks vastu heinapalli ja sinna läksid väärtuslikud sekundid kaduma ja lõpuks ta Ogier'le 2,9 sekundit finišis kaotas. No selle duelli oli põnev jälgida, eks? Jaa, kindlasti oli. Ja põnev oli selles mõttes üldse Ogieri ja Neuville'i tõusmist jälgida, et eile Ogier lõpetas päeva 4. ja oli seal umbes 36 sekundit tagaliidrist, siis täna ta tõusis nii nagu meile arvasime, et täna ta hakkab tõusma ja tõusis teiseks ja tegi ka vahet liidriga veidi väiksemaks umbes 10 sekundi võrra, nii et väga, see oli selles mõttes eeldatav, aga väga lahe oli näha ja tore oli jälgida, et ta saab hakkama seal. Ja Neuville samamoodi otse kannul, et see teeb homse päeva eriti põnevaks. Natuke väiksem võiks see vahe olla liidriga. Oleks eriti põnev, et siis homme jälgida ka võiduduelli. Mis sa arvad, kuidas see duell homme Neuville ja Ogier vahel lõpeb? No ma tahaks arvata, et see lõpeb nii, nagu praegu seis on, et päris Hyundai kaksikvõitu ei tule. Siin hoolduspausi eel küsis Dirtfishi ajakirjanik Colin Clark ka tiimikorralduste üle. No siis oli veel seis, et oli kaksikjuhtimine Hyundai'l ja küsis, et kas te juba tiimikorraldustele ka mõtlete. Neuville andis väga selliseid kaheti mõistetavaid signaale, vähemalt minu jaoks, võib-olla kellegi jaoks oli üheselt mõistetavad, et seal ei olegi küsimust, et liiga vara on sellest rääkida, aga mulle tundus, et Neuville oli ikkagi arvestanud, et ta selle duelli Ogier'ga võidab ja siis ei ole ju küsimuski, et Neuville ju võistleb tiitli peale ja loomulikult peab Dani Sordo ta mööda laskma, aga nüüd, kus Ogier on nende kahe vahel ja see vahe on seal 1,5, et ma ei tea, läheb tiimi mängudeks või ei lähe?
No eks seda on näha homme seal enne eelviimast ja viimast katset, et tegelikult kui Neville suudab Ogieri ees lõpetada, siis selles mõttes on olukord lihtne, et ega nad ei pea tiimikorraldusi kasutusele võtma enne, kui ralli läbi on ja kas või viimasesse AKP-sse Sordo võib hilineda ja annab selle võidu lihtsalt Neville'ile ära. 3 minutit peab hilinema, eks? Et 30 sekki saada. Just. Et see on kõige lihtsam ja puhtam variant. Aga kui Ogier jääb ikkagi Neville'i ette, siis on küsimus, et kuidas ja mismoodi seda taktikat kasutada, kui nad plaanivad kasutada. No, Elvin Evans 4. kohal kaotab 29,5 Neville'ile. Sai juba mainitud ka. Saad sa aru, kuhu tema hoog kaob või on see seletamatu? Ma arvan, et tal on selles täitsa okei jook tegelikult, et me teame, et ta pidi puhastama eile rada päris palju, kus ajakaotus tuli. Aga täna on ju ta tegelikult täitsa okei tempoga olnud, et viimasel katsel ma vaatan ka 3 sekundit kaotust Ogierile, et ma ei ütleks, et see midagi ulmelist on. Täitsa okei. Ma ei saa midagi halba öelda, et eks igal rallil on omad sellised kiiremad mehed ja siin on näha, et see esikolmik on lihtsalt veidi kiirem teistest, aga üldiselt ma arvan päris okei joog. Arvad, et ta jääb oma 4. kohaga rahule, kui Ogier, ütleme, võtab 2. koha punktid ja Neville 3. koha? Ei, ma ei usu, et ta rahule jääb, aga ma arvan, et siit on mõistlik võtta need punktid, sest selliselt ta jääks ikkagi veel 15 punktiga liidriks, kui ma ei eksi, nii et päris okei. No, homme ootavad meid ees 4 katset, üks on neist 14 kilomeetrit pikk, teine vaid 6 kilomeetrit. Tänaku kaotus Suninenile ehk 5. kohale on minut 18,4, seda on ilmselgelt liiga palju, eks? Ja kindlasti ma pigem tahaks loota, et Suninen leiab oma tempot üles, et kuidagi hea meel oleks näha, et M-Sport saaks sellise positiivse tulemuse kätte, et praegu viimast katset ka vaadates, et Ott on ju tegelikult oli isegi Suninenist aeglasem, 1,6 sekundit, nii et puhta sõiduga jälle, nagu tegelikult eilegi ma ütlesin, et puhta sõiduga tagasi väga midagi ei püüa, Lube võttis ära, aga rohkem mitte, nii et homme sama teema puhta sõiduga rohkem ei tõuse. Kui ees midagi juhtuma hakkab, siis sealt on võimalik tõusta. Mis sa arvad? No me saame ainult spekuleerida, me ei tea, mis see Oti strateegia homseks võiks olla. Hoolduspausi ei ole, samas tahaks ju punktingaldselt maksimumi võtta, siis peaks nagu midagi säästma, mingeid rehve viimaseks katseks, et kuidas sina sõidaksid? No selles mõttes on Otil väike eelis, ma sain aru, et teised kasutasid täna meediumseguga rehvid ära, aga Ott jättis need alles ja kasutas kõvaseguga rehve, nii et homseks väike eelis võiks tal rehvi poolt olla. See oli ka Oti viimase rehvi valiku tagamata või? Jaa, ma olen sellest suht kindel, et see oli, sest homme ei ole kilomeetrit palju. Homme on ainult 28 ja 30, palju, 40 kilomeetrit enam-vähem või? Yeah. Pole nii paljugi. Et meediumitega minna, need kestavad kindlasti ära ja sealt võiks mingisugune edu või eelis olla teiste ees. No All Live'i reporter küsis viimase katse lõpus, et kas kõvad rehvid oli siis õige valik pärast hoolduspausi välja tulla. Ott siis ütles, et seda ma sulle küll ei ütle, et Ott võib-olla kartis, et lobiseb välja. No ilmselgelt ta ei lobiseks välja, eks? Jah, ma ka ei usu, et ma arvan, et seal selles mõttes ikkagi õigem valik oleks võib-olla olnud meedium, aga loogiline on hoida neid homsaks, nagu ma just ütlesin. Jah, täna tal midagi otseselt nagu püüda ka ei olnud. No just, et pigem on lihtsalt tulla ja vaadata, mida teised teevad, et oma tempoga läbi. No ta ilmselgelt nägi, et tagant polnud midagi ja eest ka midagi püüda polnud. Sellise sõiduga veel 6. tõusta väga okei, ma arvan. Räägime sellest ka, mis sotsiaalmeedias siin viimase katse ajal postitati, siis no kõigile rallisõpradele tuntud Karli Pikk, varjunimega Karlip,
Twitteris postitas pildi esimese katse 200. meetrilt, kus kruusane pinnas läks üle asfaldiks ja seal oli selline teraväär, mille Ott pooleldi libistades üle lasi. Vaatasin selle WRC Plussist üle ja Karlip siis viskas õhku küsimuse, et kas sinna võis minna Oti esimese päeva vedrustuse probleem. Kas see võis juhtuda seal? Jah, sa saatsid ka mulle selle pildi, nii et siis ma nägin, ma enne polnud sellega kursis. Aga jah, selles mõttes, et nagu ma aru sain, siis muid selliseid kohti ei tundunud olevat. WRC-auto iseenesest võiks olla piisavalt tugev, et sellisest PR-st saaks rahulikult üle sõita, aga kunagi ei tea, et samamoodi tuli Roompera päris kõva pauguga sealt üle. Ja hiljem tekkis tal mingid probleemid, et kas võiks ka sellega seotud olla või mitte, et seda ei tea. Aga jah, ega kui selles mõttes õnne pole, siis võib kõike juhtuda ja loomulikult seal võis juhtuda sellepärast, et ka esimese katse splittidest oli näha, et see kaotus hakkas koheselt tulema. No ega kui sa ju rada kirjutad, sa ei pane ju 200 meetril sellist teravat äärt kirja kui potentsiaalset ohukohta või paned või? Ei, otseselt mitte kindlasti. Teiseks on see, et kirjutamise ajal see kindlasti selline ei olnud, et esimesed autod tõmbasid sealt seda lahtist juba ära ja see teeäär muutus seal kindlasti, et kirjutamisel seda niimoodi näha kindlasti selliselt ei olnud, nagu ta Oti läbimise ajal oli. Räägime natukene Sardiinia ralli formaadist ka, et me siin nägime nüüd sarnaseid katseid, päris ühesugused katsed, mis olid eelmise päeva lõpus. 4 katset, siis servis ja siis 2 katset ja uuesti servis. Kuidas sulle selline formaat meeldib? No selles mõttes päev nagu pooleldi lühendatud tunduks, et ma arvan, et sõita jaoks on tore. Pigem on sellised pikad päevad ilma servisteta keerulised. Pealtvaataja jaoks jälle võiks nagu see ühe servisega päev olla, nii et ma ei oska öelda, ühele sobib, teisele ei sobi. Pigem võib-olla see võiks olla standardne, nagu me oleme harjunud, võib-olla kilomeetritena või 1 katse sealt lõpust vähem, et eks see on lihtsalt, kuidas kellelegi meeldib või sobib või kuidas keegi harjunud on, et nii palju kui on inimesi, nii on palju eriarvamusi. No võib-olla see pikk paus kellegile sobib, mis siin 2 päeva keskel oli, aga ma eelistaks küll, et see paus oleks natuke lühem ja oleks õhtul rohkem katseid, aga see selleks. Homme siis päev algab 9.15 ja lõpeb juba 13.18 algava punktikatsega. Mida homselt päevalt oodata, millised need katsed on, oled sa kursis ka? Sassarisse läheme vahepeal, ma saan aru. Jaa, ma ei ole otseselt vaadanud, mis pinnasega need katsed on, aga ei tohiks olla hullem kui täna ja peaks ei tohiks olla väga rehvi lõhkuvad katsed. Nii et nende, mis meil siin kilomeetrid homme oli nüüd? 41,9. Jah, veel 40 kilomeetrit, et ega seal liiga palju juhtuda ei tohiks ja väga palju sõita ei ole, nii et need vahed, mis siin on, saab olema päris keeruline tagasi sõita, et kellel siin mida püüda on, et kui Suninen proovib Evansit püüda ja Neville'i ja Ogieri võitlus saab kindlasti väga huvitav olla. Kui Sordal midagi ei juhtu, siis ega teda keegi 40 kilomeetriga kinni ei püüa enam. Aga seal tagapool klassides kindlasti on neid põnevamaid võitlusi. WRC3 klassis näiteks on seal Pulaatsia ja Veebi vahel väga väike vahe ja Veebi ja Brynilseni vahel, et seal ma arvan, et saab homme selles mõttes isegi natuke põnevam olema võib-olla. Vaatame siis kiirelt need teise klassid ka üle. WRC2 juhib Pontus Tiidemand Brynilseni ees. Seal on minut juba vahe, oleks vist suur ime, kui see
kui see minut kuhugi kaoks. Huttunen juhib WRC3 klassis Kaetanovitši ees. Kas siin on mingi kohad vahetunud, keegi on viimasel katsel ära kukkunud. Esimese hooga ei märkagi, kes see võib olla. Junior WC-d juhib Kristenson, Horvaat Saldivari ees ja Martin Sesks on 3. Ja vaataks ära kohe, et see 9 minutiga juhib. See on ja ulme. 8 minutit, jah. Seal on Junior WRC-s vist täna oli üldse ulmepäev, et siin peab natuke näpuga järge ajama, mis seal kõik juhtunud on, kellel refid ja asjad. Aga WRC klassis, mis on üllatav, et seda refi pulli ja traagikat sel rallil väga ei ole. Ja seda on lõpuks tore näha, et 2 rallit järjest oli põhimõtteliselt refi loterii lihtsalt, et kellel refid vastu peavad, see ka võidu võtab. Selles mõttes see on jah tore, et saab vähemalt ilma nende refi probleemideta see ralli hakkama tundub. Kui siia lõppjärjestusse nüüd pilk heita, siis raske on öelda, milline see stardinimekiri homme olema saab, et kes rajale tagasi tulevad, kas Greensmith tuleb, ei tea. Kui ma vahepeal segan korraks, ma vaatan, kes WRC3-st puudu ei, Oliver Solberg on avarii teinud viimasel katsel täna. Okei. Ootame videot. Aga jah, just, aga homme kindlasti on Greensmith tagasi ja kes meil WRC autodest veel oli? Kalle Rovampere just, et kui see on nüüd puur viga ei saanud, siis on ka tema tagasi, ma arvan. Kuigi see tundus päris tummine pauk olevat, aga kui ei saanud viga, siis on auto kindlasti tagasi rajal. See kaader seal auto seest kaardilugeja näost oli päris palju ütlev. No just, et see kindlasti oli väga, väga tugev löök seal, aga loodame, et tulevad tagasi. See nädalavahetus talle päris keeruline, et iga päev on mingi jama tal olnud. Kahjuks üks kurb uudis ka rallimaailmast päeva lõppu, et Portugalis toimunud ralli Vidreiro Centro de Portugal rallil esimesel kiiruskatsel hukkus 21-aastane hispaanlanna Laura Salvo, oli siis tema ekipaaž Miguel Socias kaardilugeja. Kurb, et sellised asjad juhtuvad. Ja, loomulikult, et eks me proovime kõik seal ju tervena püsida autos aga tuleb selles mõttes ikka ette raskemaid avariisid ja kahjuks seekord läks nii. Jah. Homme siis 4 katset, nagu öeldud, saatke meile ikka veel küsimusi, kui kellelgi midagi kripeldab, tahaks rallimaailmast natuke rohkem teada saada. Roland on kindlasti õige mees ja leiab nendele küsimustele vastused. Meid on kuulda ka SoundCloudis, Apple podcastis, Google podcastis, iTunesis, Spotify's ja kõik need muud asjad, mis olemas on. Tänaseks päevaks lõpetama ja jääme põnevusega ootama, mismoodi see homne päev lõpeb. Absoluutselt. Homseni. Homseni. Kuues käik.